See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Auto vahetamine võib olla tükk tegemist, aga mitte ideaalautos. Meie suures müügisalongis on esinduslik valik garantiilisi, vähe kasutatud autosid. Ideaalauto, kõik mida vajad on siin. Autod, rehvivahetus, 24/7 autopesu, keretööd. Peterburi tee 47C. Tere kuulajad! Autotundi eetris stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist ja vaatame peale viimase nädala autosündmustele, mis meil ja mujal juhtunud on. Räägime korraks veel sellest GPS jälgimisest, paarist huvitavast testist, mis me teinud oleme. Mina käisin põhimõtteliselt elus esimest korda sõitmas ikkagi täiesti kontseptautoga ja mõned nädalast sellised teravamad hetked. Mina alustan kohe enda teravahetkega. See ei ole õnneks seekord midagi halba. Ma ei hakka kurtma, ma ei hakka virisema, kuigi võiks. Vaikselt on alanud, või mis vaikselt, väga hooga selline auto kogunemiste hooaeg. Ja ilmselt ei ole siin autoinimestel üllatuseks, et seal Ülemiste parklas iga neljapäev toimunud asjale tõmmati nüüd natukene pidurit. See oli tõesti nii suureks kasvanud, et see, kes teab Ülemiste seda õueparklat, see on ikkagi ju tohutu maa-ala ja see oli, kui soojamal ajal, siis on see nagu ääreni autost täis, nii et seal kõik ei mahu isegi ära. No sinna tullakse muidugi juba tavaliste autodega ka, et see ei ole nagu ainult autonäitus. Ma olen seal paar korda käinud ja see, mis seal siis, mis puudutab kogu seda driftimist ja kihutamist, olen seda ise pealt näinud. Üks kord oli seal nurgas, kus Neste tankla on, siis oligi selline suur plats nagu jäetud, et kus siis said need inimesed, kes tahavad seda midagi teha, jumala eest. Ma nagu nii vastu, et ma tean, et see kõik ei ole selge, õige ja ei ole turvaline, aga seal oli sellised hetked, kus mingi auto läks, see oli nagu, kui te võtta Ameerika filmidest nähtud sellised need sul oli selline spontaansus ja nüüd järsku ja nii, ma räägin. Nagu need tänavatantsijad, kus kõik on niimoodi ringis ja siis üks läheb keskele, teeb seal mingi breigi kava ja siis kõik nagu plaksutavad ja see driftiga oli täpselt sama. Mingi tüüp läks sinna keskele, hakkas ehitama, kes oskas, kes ei osanud, mõnega sai nalja, sest et ega see driftimine ei ole nii kerge. Mõnikord oli seal 2 autot, okei, see on juba natukene sketši, aga natuke on see, et need, kes seal ümber on, need on need samad inimesed, kes rallil üritavad ronida sinna, rallid on muidugi tänapäeval nii turvalised, et sinna kõige serva. Need on nagu, jällegi, ma saan aru, politsei peabki selle pärast muretsema ja sellist asja ei saa nagu lubada, aga see ei tundunud minu jaoks nagu selline, nagu väga traagiline. Aga tookord tollel õhtul oli seal näiteks mingi E-klassi Mersu, mis oli küll ikkagi selline totaaltropp. Ta tegi oma seal need tiirud ära ja siis sealt platsilt lahkudes ta pani ilge vinnaga sealt rahva vahelt minema, siis ta tegi veel seal, seal need parkla nii-öelda need vahekäigud. Seal oli tal veel vaja põletada ja ikka täiesti pöörane. Et arvat oli, et varem hiljem selle asjale ots tehakse. Kas oli politsei jagas ühte videot, kus seal Järvevanad teelt, ma vist ei eksi, Tartu maantele tuldi sellise see sinine driftiga. Ja, et see paisti see olema see koht, kus ilmselgelt nagu minnakse nagu ei, see Järvevanal tuleks, see oli täiesti, see oli netist leitud. Okay. See on minu arust seda Bemmi ma nägin ühes netis videol pärast seda, kui Ülemiste oli ära keelatud, siis see sama või sarnane auto ikkagi seal Ülemiste parklas juba sõõrikuid tegi. Ütleme, rebel, aga tegelikult ma ei tahtnud seda Ülemiste asjast rääkida, sellele ilmselt oligi vaja mingi hetk nagu hoog maha tõmmata, aga tegelikult on toimumas väga palju korralikult organiseeritud autokogunemisi, kus mitte keegi ei põleta, mitte keegi ei kihuta, see on kokku saamine, kus siis kui sa seda saadet kuulad, järelikult sa natuke seda mõistad, et käiakse, vaadatakse, ütleme, heas mõttes toksitakse reffi, kui oled natuke jutukam ja omanik on jutukas, siis küsid, et kuidas ehitasid ja mõned tavalisemad autodega ka. Et ma eile käisin ühel, et Tallinnas on nüüd käima löödud see Cars and Coffee formaat, Tartus see väga hästi toimib,
üks Tartu tegija on tulnud seda nüüd siis Tallinnasse eest vedama, minu arust oli ka selle hooaja teine üritus seal Ülemiste Vihmavarju tüdruku parklas. Selles mõttes kõik oli, olid kohale kutsutud mõned foodtruckid, juba ette oli joonistatud skeem, et kus võiks parkida nii-öelda siis nagu need hobiautod, mida vaadata ja kui oled lihtsalt pealt vaata ja siis näiteks mine pargi sinna parklasse. See ikka päriselt alati ei õnnestunud, oli seal vahel näha ka diisel Škodasid. Aga kuna eile oli ilus ilm, see oli jube kihvt seltskond tuli kokku ja just selles autode mõttes. See ei ole bemmimeeste kogunemine, see ei ole ameeriklaste kogunemine. See natuke nagu korraldab Jarmo Nuutre ja seda Discustom Meeti. Discustomil on nagu veel rohkem, et sinna ikkagi nii-öelda näitusalale või sinna tulevad nagu ainult põhimõtteliselt hobikad, eile oli natukene see paindlikum, aga tõesti, et kõike oli, seal oli üks Lamborghini Gallardo, siis üks tüüp oli tulnud, ehitab omale praegult või ongi juba valmis, ma ei saanud aru, põhimõtteliselt kujuta ette mingi Ameerikas vana Fordi mootor, et auto või tähendab raam, rattad, mootor ja iste. Mitte mingit kabiini, mitte midagi peal ei olnud. Lihtsalt niimoodi sõitis. Täielik skeleton, siukene, tundus mingi veoauto raami peal ehitatud, et ühesõnaga otsige neid autoüritusi, näiteks kas või see Cars and Coffee, aga neid on veel. Ja minge lihtsalt vaatama, te ei pea seal kellegagi rääkima, teil ei pea endal olema mingit megaautot, aga see on lihtsalt autokultuur, et kus ujub välja ikkagi päris ägedaid asju, mis Eestis inimestel garaažides on ja millega siis suvel sõidetakse. Ja kõik oli väga viisakas. Vähemalt mina olin seal 1,5–2 tundi, et olgu võib-olla sealt ära minnes mõni seal, mis on see suur Sõjamäe teel, kiirendas. Aga see kiirendamine oli ka rohkem selline, et teistele nagu seda häält lasta, mitte et sealt keegi oleks nüüd siis mingi 2 sotiga pannud mööda Suur Sõjamäed minema. Käige, osalege, vaadake, et see on nagu, suvi on meil lühike, et need asjad kuskil tõenäoliselt septembri lõpuga on läbi ja siis te mõtlete, et miks ma küll ei läinud. Nii, sina, kas tahad viriseda? Ei taha, täiesti antiklimaatiline on minu tähelepanek sellest nädalast siia sinu jutu peale. Lihtsalt olen ise varem rääkinud CNG gaasi hinnast, kui see oli siin vahepeal sõja ja muude asjade tõttu väga kõrge, 3 eurot kilogramm, 4 eurot kilogramm, siis lihtsalt ära markeerida, et nüüd viimasel ajal on see hind oluliselt langenud ja aina langeb ja nüüd on, täna vaatasin, on 1,2 eurot kilogramm, mis teeb CNG auto jälle, ei julge nüüd elektriga võrrelda täpselt, aga ilmselt väga soodsaks. Elekter on ka muidugi suhteliselt soodne viimusel olnud, aga võrreldes siis bensiini ja diisliga, kus vahepeal oldi samal tasemel või CNG isegi kallim, siis nüüd on CNG jälle selgelt nendest odavam. Jah, ja LPG veel kõige odavam. Me siin arvutasime, jaa. Aga kas me sellest oma ekstra suurest tabelist ei ole rääkinudki või? 30 000, ei see, 30 müüdumat Eesti autot, siis tuleb see võtta teema. Eelmine kord. Okay, ja me reklaamisime nii ekstrat kui ka 200 kasutatud autot. Kellegi on puhkust vaja, ma ei mäleta enam mitte midagi. Aga millest me eelmine kord rääkisime, tegelikult oli sellest GPS-i põhisest automaksust ja selle autode jälgimisest või õigemini eelmine kord, kui mina saates olin, sõnastame niiviisi. Et nüüd on siis tegelikult ka andmekaitse inspektsioon öelnud, et see on ikka üks väga halb ja väga ebaproportsionaalne meede, et just see, et kui inimestel on, kui nagu mure on ikkagi see, et nagu maakohtade inimeste seda autokasutust jälgida, et nemad peaksid vähem maksma, siis andmekaitse inspektsiooni sõnul sisuliselt ikkagi piisab ka nagu tegelikult sissekirjutusest. Tegelikult kunagi oli minu meelest see sissekirjutustega manipuleerimine nagu suurem probleem, aga tänapäeval ütleme, et ikkagi kui sul on lapsed on kuskil koolis, kuskil lasteaias, siis Tallinnas elades sa ei kirjuta ennast Missosse sisse, sellepärast lihtsalt Tallinnas tekivad sul teistes kohtades nagu probleemid, et see ei ole seda kõike seda jama väärt. Jah, sisuliselt sama ütles ka meile küberneetika andmeteadlane Dan Bogdanov, et tegelikult see mõte ikkagi hirmutab, et neid GPS-seadmeid autodesse panna. Nüüd, kui mina nagu võtaksin sisse sellise sarkastilise tooni, siis ma ütleksin, et see on ikkagi, see GPS-autosse on ikkagi üks väga hea mõte, et kujutage ette, et kui need GPS-id on juba peal, siis see on nagu üks samm edasi sellest,
et me võiksime kiiruse ületamised nagu lõplikult ära kaotada. Politsei saaks kokku hoida nende kiiruskaamerate pealt, selle kiiruse mõõtmise eest kuskil teeservast, kõik need tegevused võiks ära lõpetada, GPS-id on autol peal, lihtsalt kaardi peal on kirjas, kus on mis kiirus ja kõik ei ole vaja mitte midagi teha, automaatselt tuleb trahv ja mis veel eriti lihtne, tegelikult võib kuu lõpus sellise koondtrahvi sulle saata, et kõik, kus sa oled natukene nagu üle pannud, kogemata või meelega, kuu lõpus siis tuleb sulle kenasti see arve selle kohta, selle GPS-i põhiselt, et mina lihtsalt küsin seda, et kas ei teki riigil järgmise sammuna nii tore kiusatus vaadata, et kõik täidaksid kenasti seadust, see on üks väike samm ainult, et miks mitte? Kas Dan Bogdanov või Andmekaitse Inspektsioon ise seda ka ütles, et iga sellise asja et kui sa tekitad võimaluse, siis tekib võimalus hakata seda kasutama mingiks järgmiseks asjaks. Ehk et et praegult hästi roosad prillid paneme pähe ja hakkame et tal on siis võimalus vähem maksta ja kerime 5 aastat edasi ja see sinu välja toodud nali, et hakkame kiirus ja keegi tulebki sellega, kuulge. Aga meil on ju võimekus olemas. Meil on võimekus on olemas, kiiruse ületamine on meil tohutu probleem ühiskonnas, eks ju, et miks mitte? Ja ei see nii et loodan, et Võrklaev meie saadet kuulab ja ideed tulevad. Ideed tulevad jah, kust varsti on lihtsalt inimesed hangudega meil ukse taga. Et anname jah, et me oleme siin sarkastilist, aga keegi võtab seda, oi, kuulge, aga see on jube hea mõte. Sa imestaks, kuidas riigiametis asjad käivad. Et niimoodi ongi, et loetakse päev otsa Facebooki ja tegelikult on see lihtsalt head ideede saamiseks. Siin on ju raha maas inimestelt, mis saaks ära võtta. Kuid ette tõesti, et kui palju see, meil oleks kogu see vist praegune eelarve auk nagu ääreni raha täis, kui tõesti praegult nagu kõik sellised, kes sõidavad seal +10 üle ja kõik need peaks nagu, saaksid automaatselt selle trahvi, läheb kohe palgast maha. Ohohohoho. Ilmselt jah, no lõikame selle osa välja, okei. Nii, ma nüüd ikkagi käisin siin vanade saadete tutvust ära, et minu arust jäi õhku see, et ma käisin ju sõitmas selle Detroit elektrikuga, mis on 100 aastat vana elektriauto. Aga ma ei ole vist välja öelnud seda tulemust. Ei. Me tahtsime, et inimesed loeks seda internetist ja ostaksid ajakirja, aga kuna te olete need, kes ikkagi kuulavad autotundi, on teatud preemia selle eest ära teeninud, et te nii tublisti kuulate, siis oli jah, et Laitsest võtsime Detroit elektriku, mis on valmistatud aastal 1930, aga seda autot hakati tegelikult tegema juba 1907. Selleks 1930. aastaks oli see business juba nii hapuks läinud, et see firma elas edasi, aga põhimõtteliselt ainult eritellimustel. Ja see on ka põhjus, miks see auto näeb jätkuvalt välja nagu tõld. Et kuigi selleks ajaks 30-ndaks oli autodisain ikkagi avastanud voolujoonelisuse ja mitte tõllarattad. Tal ei ole päris tõllarattad, aga sellised vanaaegsed. Oligi, kuna disainimiseks ja millekski enam raha jätkunud, see auto oli nii eesmärgipärane, et seal keegi viitsinud hakata uut keret ehitama. Aga seal siis olid nüüd uued moodsad universaalakud sees, aga pinge ja kõik ikkagi sarnane, nagu oli vanasti, aastal 1930. Hakkasime Laitsest minema, Tõnu korral oli maha joonistanud 53 kilomeetrise ringi meile ümber Laitse. Tegime esimese ringi ära, vahepeal tegime peatuse, meil oligi sõidetud seal mingi 52 kilomeetrit. Mul oli jälle reede pärast lõuna natuke, oli nagu kiire ka, et õhtul oli vaja hakata Lõuna-Eestisse sõitma perega ja tegime peatuse kuskil 50 peal ja Tõnu ütleb, et jah, et see seier, mis näitab seda akupinget, et see oli 96 volti, eks ju, oli kokku nende 8 aku peale ja et see on hetkel 80 peal. Mõtlesin, et ei tii, et me olime mingi üle tunni aja, et kaua mul selle testiga siin läheb ja tõudselt, minul taga seal Honda ees oli väga lihtne, ma panin püsikiirushoidja adaptiivse peale, see hoidis nagu seal Tõnu taga tempot. Olgu, teeme siis ühe ringi veel. Ja me olime nagu jõudnud seda uut ringi, mingi 2 kilomeetrit, 3 kilomeetrit sõita, kui siis Tõnu jäi seisma, et kuule, et nüüd on niimoodi, et nüüd on juba 40 see pinge ja siit mäest üles minnes ma tunnen, kuidas enam ei lähe.
mõtlesime, et pöörame siis ruttu mingist esimesest tee otsast, et saaks sinna Laitsesse tagasi. Ja siis see viimane 5 kilomeetrit oli selline, see oli nagu tänapäevast elektriautodega talvel sõitmine, et kõvasti mööndusi, et sõitsime aeglaselt, siis oli vaja üks suur maante ületada, siis tähendab seda, et kliimat ei olnud kahjuks seda välja lülitada. Siis oligi, et ennem seda, et sealt suurelt maantelt üle saada, kindlasti mitte sinna ära surra, siis oli see, et ennem natuke ootasime, see on, vaata, see on nagu telekapuldi patareid, et korraks võtad välja, siis natuke saa pärast jälle töötab ja selle autoga oli täpselt samamoodi. Ja muuseas, see pidi olema ka tänapäevast elektriautodega, et kui sa oled täielikku hätta jäänud, ütleme, surigi ära ja sa tead, et see sul see mingi laadimispunkt või kodu on kilomeetri kaugusel, siis pidi olema ka see variant, et natuke aega lased seista ja võib tulla mingi väikene suts tagasi. Aga nii me siis seal olime jah, et üks 3 korda lasime seista, tõesti ühest tõusunukist pidin ma tagant natuke ka lükkama. Lihtsalt, et kindlalt saaks üle selle tõusunuki. Aga me jõudsime ikkagi Laitsesse tagasi ja selleks hetkeks siis näitas kilomeetri näit 65 kilomeetrit kõigest. Sest seda autot omal ajal müüdi ikkagi jutuga, et 100 miili, ta on 80 kuni 100 olenevalt, seal sai ka toona osta kas siis pliiakusid või siis muuseas Thomas Alva Edisoni poolt välja töötatud, äkki oli ühesõnaga mingi teist tüüpi aku. Teist tüüpi, kallimad. Ja nende Edisoni akudega oli tehtud ka rekordsõit, oli üle 300 kilomeetri. Ma ei tea, kust see oli alla mäge või kuidas, sest et seal seda regeneratiivenergia salvestamist ei ole. Me saime 65. Ja seal võib olla põhjuseks see, et nende akude see pinge 96 volti oli küll selline, nagu vanast nende autodel ette nähtud, aga me ei leidnud, et kui palju nende vanaaegsete akude see amperaaž või siis see ampertunnid olid. Et tegelikult seal ruumi mõttes, neid, see, nii ees kui taga nii-öelda siis pagasiruumis on need akud, seal hästi palju ruumi jäi üle, et võib-olla siis vanasti need akud olidki suuremad, et pinge oli sama, aga seda amperaaž oli rohkem. 65 kilti. Kuidas ma ütlen, tänapäeval siin need ikkagi keskmise Mitsubishi e-Mievi tase, millega on juba sotsiaaltöötajad kõvasti sotsiaaltööd teinud. Tehtud, et sellisega sai sõita. See on ju... ja mis siis juhtus Honda E-ga seal taga? Kuna me sõitsime, suvina, ilus ilm oli ja me sõitsime põhimõtteliselt selle maksimumkiirus oli 45 kilti tunnis. Siis mina selle Honda E-ga taga tiksusin, ma jõudsin Tallinnast Laitsesse, mul oli 18 kilovatt-tundi 100 kohta oli tarve. Ja see testi lõpuks mul oli 12,3. Ehk tagasi tiksus mingi 8 või midagi. Põhimõtteliselt ma nagu et selle saavutasin Honda E ideaal ilmselt range'i sellega, et ma lihtsalt seal taga tuules tiksusin ja ei kihutanud ja aga see on huvitav tegelikult, ütleme, et elektriautodel ka, et mis on see nii-öelda ideaalkiirus, nii-öelda kütusekulu versus kiirus, ütleme, võrreldes näiteks bensiini või diiselmootoriga, sest bensiin ja diisel nagu minu arusaamise järgi on ikkagi suhteliselt timmitud sinna 80 kanti. Kuskil, päris nagu 90 ei ole, 90, et suurematel mootoritel on see rohkem, aga et siis ta hakkab kerkima, jah. Jah, et mul endal ka, nii palju kui ma olen, see 80 on nagu see idekas, et aga jah, kahjuks see 80 niiviisi on ka ju, ei ole ka mõistlik tiksuda moontel. Aga põnev katse oli, Tõnu sõitis sellega, ta ütles, et seal ju juhitakse sellist kangist või tüür siis, et mitte rool, vaid sa istud, sinu ees on selline pikk kang, 2 kangi, ühega paned kiirust, teine ongi selline otse nagu esiteljega ühendatud selline, ma siin vehin käega, raadiokuulajal on sellest vähe kasu. Edasi-tagasi natukene nagu lennuki seda. Aga sellega on niimoodi, et see kang, et kui sa tahad autost välja, siis tõstad selle kangi nüüd üles seina äärde, aga tal ei ole mingit piirajat ega vedru ja niimoodi siis tagasi autosse tulles, siis ta on selline lehtvedrudest kõigub ja siis ütleme, Tõnu sai ikkagi selle 2 korda vastu pead, et väike häkk, et tegelikult seal võiks ikkagi mingi vedrusüsteem olla. Et rahvas vaatas, saime seal tanklas, saime kõvasti Soome papide tähelepanu, et oi, onko see sähköauto, voi olla totta. Ja olid ikka palju rohkem tähelepanu, kui mingi Ferrariga oleks saanud. Kihvt katse oli. Kõlab väga ägedalt, aga see nüüd ei olnud ainukene väga kummaline auto, millega sa sõitmas oled käinud.
jaa, et kui ma käisin siin talvel ühel Opeli sõidul, siis seal oli kohale toodud Opel Manta GSC, mis oli ühe näituse jaoks vana Manta, ehitatud moodsa siis Opeli elektriauto tehnoloogiaga, hästi kihvt näeb välja, koledad väljad, aga muidu siuke stiilne. Aga see on selline põhimõtteliselt elektromood, et tegelikult on võetud vana Manta, pandud sinna moodne mootorasi sisse, et ka ideeauto, ka näitustel käinud, aga mitte päris. Aga nüüd siis kutsus Citroen sõitma, Citroen Oli on selle nimi, naljaks nimi eestlastele, aga see on siis ikkagi nii kontseptauto, kui veel olla saab, aga selle erinevusega, et ta on ikkagi sõitev. Kas see, mina vaatan pilte, et kas see nüüd on õige asi, mida ma vaatan, aga see on välja näeb nagu väike legodest kokku pandud Hummer. Jaa, ta näeb täpselt just, et ma ikkagi soovitan kindlasti kuulajal korraks, kui sa just roolis ei ole guugeldada Citroen Oli, siis te saate aru, millest ma räägin. Kusjuures ta ei ole väike. Ta on marusuur auto oma gabariitidelt ja loomulikult on see tehtud jälle selleks, et nagu näidata mingeid võimalikke kauge tuleviku arenguid. Et mitte miski selles autos ei anna nagu seda, et see võiks nüüd kuidagi tootmisesse jõuda. See on nagu kummaline asi, et kui ma nüüd piltide pealt õigesti aru saan, siis mis selle nagu kummaliseks teeb, on see, et see on selline väike linnamaastur, okei, sa ütlesid, et mitte nii väike, aga siis selle esiklaas on täpselt täisnurgal, üleval täisnurk ja all kapoti peal täisnurk. Et selline korralik väga kummaline igal juhul vaadata. Ei tundu nagu väga öko ja aerodünaamiline. Lähme tagasi natukene sinna selle vana elektriauto juurde. Jaa, ühesõnaga sellega on see, et üks selle auto ikkagi teid oligi näidata, et sa ütleme, et Citroeni endas reklaamlause oli, et enough. Et seal on kõik, et see on nagu kahetähenduslik ehk enough ehk küllalt, et küllalt, et on nagu enough nagu kõigest sellest võimsuse tagaajamisest ja sellest piisab või ja teine ongi see, et ja siin autos on just, aitab küll ja selles autos ongi siis mindud, et see on hästi ideaalist ja auto hästi kerge paberi peale tegema keegi kaalu seda ja et see auto võiks kaaluda umbes tonn ja selle range, elektri range võiks, sõidu ulatus võiks olla umbes 400 kilomeetrit, mis on väga hea tulemus. Muidugi, see on enne seda, kui sa pead hakkama sinna lisama moodsaid turvalahendusi ja kõike seda. Aga siis on seda autot püütud ehitada niimoodi, et see oleks võimalikult kerge. Teine, mis sa ütlesid, see tuuleklaas, et jah, nad ütlesid, muidugi see natuke aerodünaamikut mõjutab, kuigi sinna kapoti sisse oli ehitatud ka mingid õhukanalid, mis selle peaks seda natuke suunama ja alati ju kandiline ei tähenda mitte aerodünaamilist, et mingid Audi 100 see sigar, mis oli kunagi 80-90 on väga voolujooneline. Aga selle auto tippkiirus selles nii-öelda kontseptsioonis võiks olla kuni 110 kilti tunnis. Ehk et natuke on selline kummaline see auto, et ühtepidi mõeldadki nagu pigem nagu linnasõit, mitte kuskil autobaanil kiirdel kihutamiseks, aga samas oli ta ikkagi päris suur. Selle päris suur kõrval ma tahaksin ka öelda, et ta on ka 3-ukseline, on ju? 4 selles mõttes, aga selles mõttes, et mõlemalt poolt käib lahti juhi uks ja siis pooleni tuleb lahti see tagaistu uks vastas suunas. Ta on nagu poolik uks. Okay. Ta on poolik uks, et sa saad tagaistmele ikkagi ilusti minna. Siis on ta nii-öelda natuke nagu pick-up, ehk tal on kast, siis loomulikult elustiili auto, seda, et see milline auto ei tahaks olla elustiili auto? Mis iganes põhjusel, kui sul on vaja see sirge osa, mis on seal tuuleklaasi ees, on sellisest tugevast taaskasutatud nagu papist, mis on kaetud, et sa saad sinna põhimõtteliselt jalgadega peale minna ja saad ronida seista ka katusel. Et see on nagu sellistest kerged on selle mesikärje tüüpi nagu mingi asi, saad sealt peal seista. Igast konkse asju, istmed on ka, ma ei tea, kas nad olid 3D prinditud või mitte, need istme peatoed, kõik oli hästi ulme. Kihvt, hästi, tõesti, et sa näed nagu ise sellist asja liikumas. Aga kui sa nüüd küsid, kuidas sõita oli, siis sõita oli sellega täpselt niimoodi, et sa nüüd teed nagu linnukese ära, check, sest et ta ei ole nagu mõeldud sõitmiseks.
mis see vähendab? Ei tähendab seda, et see kontsept ehitatigi ikkagi disaini ja nende materjalide ja selle promomiseks ja see sõitmine on sinna sisse pandud lihtsalt nagu lisaväärtusena, et saakski ajakirjanikele anda, et saaks ta ikkagi kuskil niimoodi, et oleks kihvt, et sõidab ringi. Tegelikult on lihtsalt tal ei olnud kiirendust, see elektrimootor oli liiga häälekas, rool oli natuke juba viltu peal, et see põhimõtteliselt rool ei olnud et seal ei olnud midagi niimoodi, et siin on nüüd hästi peen vedrustus ja nüüd proovisid, ma ei tea, 70-ga kurvi läbida, et kõik see oli puudu. See oli lihtsalt, me sõitsime ringrajal, saateauto taga samuti umbes 40, ma ei tea, 50 kilomeetrit tunnis. Et mul ei ole mõtet teile sinna rääkida, kui mugav sellega oli sõita Milano kesklinnas või midagi sellist, sest sinna me ei läinud. Sõitsime lihtsalt ringrajal. Mis oli muidugi kihvt, sellepärast, et Citroen on Stellantise grupis ja Milano kõrval on Balocco, tohutu suur testi keskus. Linnak, see tähendab seda, et see ehitati muuseas 60-ndatel Alfa Romeo testikeskusena. See on üks rada, testimaut. Ja siis, kui see kunagi läks Fiati omandusse Alfa Romeo, siis hakati sinna arendama ja praeguseks on seal näiteks kaartis oli kõik niimoodi üks risti-rästi kattuvus, 28 erinevat rada, kus testida aeglast sõitu, linnasõitu, kiiret sõitu, kehva teed, maastikku ja see on neid testigaraaže ja siis oli pildistada meil muidugi lubatud, aga kogu aeg sõitsid seal, vaata Maserati, siin arendab praegult oma elektrilist seda Gran Coupeed või Gran Turismo, ühesõnaga, oma elektrilist sportkupeed, need kamuflaažautodes, siis oli seal terve parkla täis mingid Alfa Romeosid, mis olid kõik kamuflaažis. Kohati tundub nagu naljakas, et Alfa Tonale, see linnamaastur, see on ammu müügis. Ja see, et sellest tehakse mingit järgmist, kas siis mootoriversiooni või asja, et selleks nad pannakse ka nagu kamuflaaži, et nagu miks, et disain on ammu teada. See kamuflaaž tundub üldse nagu suhteliselt nagu, et meediasse saada jälle, et kuule, midagi uut vist. Kamuflaaž ise on nagu see uudis ja seda pannakse selle pärast, et näete, seal on see kamuflaažiga, et muidu kui seal oleks näiteks selle Tonale uus versioon, siis keegi paneks tähelegi, ei pööraks nagu peadki, et saavad aru, aga lihtsalt et see oli nagu paradiisi sattunud, et kogu aeg keegi kuskil kuuled selle võsa taga, keegi kuskil paarutab, kuskil keegi pidurdab mingi, ja siis oli eriti kihvt seal meie Citroeniga, kus me olime. Sõitsime muuseas ka Citroen Ami pagiga, ehk mis on Citroen Ami, see lahe elektrimopeed, selle põhimõtteliselt ilma usteta versioon ja katus on pealt lahti, see rannaauto. Aga siis seal ühe maja taga lihtsalt parklas, ütleme, parema sõna puudumisel, ütleme, vedeles. Sina Netflixist vaatad neid Netflixi action-filme, mis ei ole kunstiliselt väga kõrgel tasemel küll, aga lõbusad ja väga, nagu ütleme, tehniliselt hästi tehtud. Enamjaolt on peaosas Ryan Reynolds, kes on väga sümpaatne näitleja. On niisugune film nagu Six Underground, mingi, jälle üle võlli action-film, ja seal on üks hästi pikk tagaajamistseen, kus peategelane on niisugune neoonroheline või neoonkollane Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, millega nad ära hävitavad terve minu arust Itaalia väikelinna, võib-olla isegi Rooma, ma ei mäleta. Ja see filmiauto lihtsalt vedeles seal kuskil maja taga. Et kohe tuli tuttav ette, võtsin kohe seal filmiklipi lahti, mingid screenshotid ja sama number oli. Nii et kohtusin kuulsusega, filmistaariga. Filmistaar minu maitse järgi. Lihtsalt nüüd korra nagu ära markeerida veel see Citroen oli, et ma ei tea, kas ma hääldasin õigesti. Mulle meeldib see, et ma vaatan see numbrimärki, seal on hääldus ka tegelikult peale kirjutatud, aga ma täpselt päris asja ei näe, et mis see nüüd seal on, aga okei, et see ilmselt kunagi müüki ei tule sellisena. Ei. Muidugi me arvasime seda Citroen Ami kohta ka, et ega see ju küll kunagi müüki ei tule. Et see Citroen oli jah, et ta liiga palju endas, üks oli veel, et näiteks refid on, millega saame siin käima tõmmata konspiratsiooniteooria, või siis vastupidi, et Nõukogude Liidus on sammu leiutatud. Refid olid spetsiaalselt toodetud selle auto jaoks, nii-öelda see karkass peaks kestma umbes 500 000 kilomeetrit. Ja siis lihtsalt käid ja vahetad nagu seda
saadad oma rehvid kuskile tagasi ja sulle pannakse uus nagu see osa, mis siis vastu asfaltit käib. Ehk siis me nimetame seda juba aastakümneid protekteeritud rehvideks. aga see selline uus tehnoloogia siis? Uus, no lihtsalt ilmselt see jah, et see karkass, et see ülejäänud osa peab nagu ideaalis võiks pidada 500 000 vastu, mis muidugi on... Kõlab uhkelt, aga no ei tea, see rehvidega lihtsalt selle vanuse küsimus tekib ka lihtsalt selle 500 000 kilomeetri juures. Ja mis oli juures on ka jälle see, et see selles mõttes minimalism nagu ka AMil, et kuidas tootmist lihtsamaks ja odavamaks teha, jälle seesama, et näiteks küljeuksed ja esi ja taga kaitseraud ja see osa on identsed, et sa pead tootma ainult ühe detaili. Ja need uksed on lihtsalt, selle AMil on, et sa tõstad teistpidi, nagu ühesõnaga, käivad vastasasendis. Kihvt kogemus oli ja kihvt oli seda Baloko testirada näha ja kuidas autod, siis ma mõtlesin, et huvitav, ma olen podcastist kuulnud, et tegelikult see kõlab nagu autotestija, oledki ametlikult kuskil, ma ei tea, Maseratis testija, eks ju. Kõlab nagu jube kihvtilt, lased külg ees kogu aeg ringrajal, et tegelikult üks aastaid Nissani peainsener olnud David Wohik on sellest kirjutanud päris mitu korda, et kui palju on tegelikult selliseid teste. Sul antakse see kirjeldus ette. Nii. Täna on selline päev, et istud autosse, paned turvavöö kinni, sõidad teise käiguga, ma ei tea, umbes paned kojamehed tööle, pidurdad, jääd seisma. Paned turvavöö kinni, sa pead mingit tsüklit lihtsalt, tuimalt, tunde ja tunde. See on täpselt sama nagu, kui ütleme, et sellised 13-14 aastased arvavad, et nende unistuste töö on arvutimängude testimine. Tegelikult erinevate baagfixide kohta või baagide kohta raportite kirjutamine ja samade asjade korduvalt uuesti tegemine, et see ei ole üldse selline see ei ole lõbus, see on töö. Just, ja ma kujutan ette isegi kui see ei ole, siis see võid sulle öelda, et pidevalt mõtlen, et Maseratid sealt läksid ja tulid tagasi, et kui huvitav see istud, siis lähed teed see 2 ringi ära, nii, tuled tagasi, siis see mehed seisavad arvutitega kõrval, et tundus jube peen, aga et kui kiiresti see võiks tüütuks muutuda? Ütleme, et see kindlasti on vaheldusrikas, iga mingi poole aasta tagant saad uue auto, et siis on jälle natuke huvitav ja siis natuke sured sisemiseks. Ja siis viimase märkusena sellest, et tundub, et Euroopa sees on tööstusspionaaž, on kardetavam asi kui terrorism. Ütleme, lennujaama ja lennukisse on palju lihtsam pääseda kui Baloko testirajal. Ikkagi nimed olid ette saadetud, dokumendid võeti aknast, siis tehti bussiuks lahti, loeti näod üle, vaadati, kas on samad näod, et ikkagi... Kõlab nagu, kui ma Tapa sõjaväebaasis käisin viimati kevadel. Just. Nii, mis meil veel? Ma ei tea, need autouudised me ei ole viimasel ajal nagu nii palju teinud, et lihtsalt siin see nädal tuli uudist, et Volvo kuulutasid välja oma kõige väiksema elektriauto, või loomulikult on need linnamaastur, aga see kõige väiksema. Volvol siis EX30. Sõiduulatused tüüpiliselt siuksed olenevalt akust 400 või isegi 400 peale, aga see, et hinnad tardivad kuskilt 36 000 euro juurest. Tuletab nüüd mulle meelde, mul korra jooksis nagu mõistus kokku, et kui varem oli Volvol see XC40 põhine elektriauto, siis tegelikult sellel EX-il ei ole nagu sellist bensiini diisli alternatiivi. Ei, see on täiesti eraldi ja ta on sellest, peaks olema sellest C40-st ja CX40-st natukene väiksemgi. Aga huvitav on see, et see 36 000, et neid elektriautosid, mida me teame, eks ju, stardi või see baashind ei ole alati see, mis ta nagu, ma hakkan kohe kontrollima, et kas me oleme jõudnud punkti, kus elektriautod hakkavadki odavamaks minema või? Kas see on ka mingi asi, mida me oleme niiviisi korra iga poole aastaga mõtleme ja siis vastus on, et ei. Ei, sest ma hakkasin vaatama Peugeot 208 hinnakirjas elektrikas, kujuta ette, Peugeot 33 500. On nüüd Peugeot? Elektriauto, Peugeot 208. Aga see on ikkagi väiksem, kui ma võtan nüüd nagu 2000, Peugeot 2008, mis võiks tegelikult olla nende konkurent. Arvuti on aeglane või internet. Ma olin imestunud nende hindade üle. Ma arvasin, et see esimene number on kindlasti 4,
et kas siin üritataksegi teha lihtsalt nagu mingit kampaaniat, noh et kui sa lähed reaalselt seda 36 000 Volvo tellima, siis öeldakse sulle, et ei, sorry, selle tellimine ei ole praegult avatud, aga meil on first edition, 52 000 ma ei tea, kas neil on, aga jah, sorry, me ei saa selle, sest et hinnakiri jäävane. Okei, ühesõnaga, odavad elektriautod on turule tulemas või seda me näeme peagi, sest Volvot muuseas saab Eestit juba tellida, et need Volvot küll ma ei usu, et see aasta veel kohale jõuavad, aga ja kuidas siis veeta oma nädalavahetust? Minust on saanud millegipärast autosport mind ei huvita, aga võt millegipärast Le Mans mul meeldib. Tähendab, ma olen kuidagi sattunud sellesse praegult luupi, meil oma kaasautor Sulev Ladva on hetkel juba kohal, Le Mansile antakse start alles laupäeval kell 5 meie aja järgi. Sulev on juba 2 päeva seal. Õhtul ikka, jah? Õhtul, jah. Saadab juba sealt pilte, teeb storiesid, seal elu käib, sest see aasta tuleb Le Mans nii suur, et siin eelmine nädal oli see, et siin oli ju see Martin Rumpi, eks see, aga et siis tuletan veel kord meelde, Autogeeniuses on ka juhend, kuidas vaadata, ehk siis millistelt kanalitelt seda näha saab, on kirjas keda vaadata, mitte nüüd selles mõttes, loomulikult Martin Rump, aga et mis klassid seal on, kes seal on nagu põhilised favoriid, et sa nagu Sulev tegi juba kodutöö teie eest ära, et kuidas tõesti otsustate, võib-olla laupäeval vist ei saja, aga et ma hakkan nüüd Le Mansi vaatama, et see ei ole päris niimoodi, et mis asi siin toimub, kes need on, miks need autod on, et see on meil ilusti seal ära. Mina isiklikult nagu tunnen küll, et siin on väga raske sisse minna, sellepärast, et ei mõista, sa näed, et autod sõidavad, on ju, kiirelt ja väga kenad autod ja ilus vaadata, aga neid metatasandeid tegelikult, mis just teeb selle nagu ägedaks sellise asja, et sa ei mõista nagu neid, et samamoodi nagu vormelis on ju, et seal on mingid rivaalid ja mingid keegi enne pressikonverentsil ütles midagi selle teise reffide kohta ja mingid metad ja mis seal on ajalugu ja nii edasi, et seda kõike mõista, et see nõuab liiga palju. Jah, aga ma tahtsin seda, et ma nüüd ei saa päris kindlalt väita, et ma kavatsen seda sõitu vaadata. Sellepärast, et see nõuaks teatud vist investeeringuid, minul ei ole Eurospordi kanaleid, ma peaksin siis need tellima ja tegelikult võib-olla ma laupäeval kell 5 ma teen juba igast muid asju, aga võib-olla ei tee ka. Eks ma vaatan, aga igal juhul hoidke kätt pulsil ja vist, ma arvan, sellega olemegi täna ühele poole saanud ja kuuleme järgmine nädal jälle. Auto vahetamine võib olla tükk tegemist, aga mitte ideaalautos. Meie suures müügisalongis on esinduslik valik garantiilisi, vähekasutatud autosid. Ideaalauto, kõik mida vajad on siin. Autod, rehvivahetus, 24/7 autopesu, keretööd. Peterburi tee 47C. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.